noh, üks on avatus. Et tegelikult su ümber on inimesi, kes, noh, mina olen vaadanud seda kogu aeg nii, et meil on kamp toredaid inimesi, kellest mina olen see idioot, kes on nagu võtnud enda kaela veel lisaks nendele, mis teistel on ühe kohustuse olla tippjuht, ehk siis ajada, muretseda selle pärast, et kas Läti või Leedus üldse juht on olemas, eks ju, ja kui ei ole, siis leida ta, eks ju, ja kas ta ikka tuleb rõõmuga hommikul tööle või mitte, eks, ja et kõik teised ka rõõmsad oleks ja finantspool ja eelarvete pool ja suhtlemine aktsionäridega ja nende nii-öelda aktsionäride ja ettevõtte vahelise info nagu kanaliseerimine ja filtreerimine, eks ju, mõlemad pidi kusjuures, eks ju, alati. Et noh, ja siis ma nagu püüan leida nendest tegevustes, mida siis teised teevad, või ma koos teistega teen siis selle rõõmu, kuidas siis seda poolt kinni maksta, sest seda kõike, mida ma kirjeldasin, see on see rutiini pool ettevõtmisest või ettevõtte juhtimisest, mida ilmselt nagu väga vähesed nagu rõõmuga teevad, eks. Et see lihtsalt tuleb ära teha. Ja kuna mina olen see tüüp, kes, mulle meeldib, et asjad on korras. Et ma ei ole kontrollifriik, aga mul on see vastutuse nagu, kuidas ma ütlen, see tunnetus on, ma arvan, nagu hästi õrn. Et ma muutun ärevaks või hakkan, ma olen nagu paranoiline selles mõttes, et ma nagu märkan, kui asjad vist ei ole päris korras, eks ju, ja siis hakkan põdema selle pärast. Siis lähed kallale. Just, ja siis lähen kallale, eks, aga samas kui kõrvalt vaadata, ma arvan, et see on ikkagi hästi sarnane jälle kaose juhtimisele, et samas nagu, noh, ütleme, need ranged piire on nagu, noh, ütleme, hästi vähe. No näiteks mu sõbrad, juhid on, kui ma olen rääkinud vahetevahel, eks, kuigi ma juhtimisest oma sõpruskonnas räägin hästi vähe, sellepärast, et minu lähemad sõbrad ei ole üldse tippjuhid. Et mul tippjuhtide seltskonnas ma veedan suhteliselt vähe aega. Aga muidugi nad muidu väga toredad inimesed. No mõni näide, et näiteks kui sul on, no see sama struktuuri juurde hea näide, et kui sul on, sa ehitad ettevõtet, kus sul funktsionaalne juhtimine on tähtsam kui maa juhtimine. Ehk meie struktuur ei ole nagu maapõhine, et meil ei ole 3 kuningriiki, vaid on pigem nagu funktsioonideks ja Eesti, Läti, Leedu juhtidel on palju vähem nii-öelda sõnaõigus kui näiteks, ma ei tea, Hansapangal on, eks. Või sellisel klassikalisel firmal, eks. Ja see on palju keerulisem struktuur tegelikult juhtida, et see tähendab seda, et igal maajuhil on tegelikult topeltalluvus, eks. Et tihti see funktsionaalne, näiteks kui on kiire aeg, siis funktsionaalne juhtimine on palju tähtsam, mistõttu tema roll nagu väheneb. Mingi hetkele, kus see maa peab jälle kasvama, näiteks täna on see faas, kus ma näen, et Läti, Leedu ja Eestis on nagu nii palju spetsiifilisi, maaspetsiifilisi probleeme, kuna turud on erinevad. Konkurendid on erinevad, poliitiline situatsioon on erinev, et me oleme andnud või ma olen andnud neile nagu rohkem otsustusõigust, et hetkel nad tunnevad ennast natuke rohkem kunnina või kuningana, aga ma arvan, näiteks 2 aasta pärast tuleb seda vaikselt jälle tagasi tõmmata, eks. Ja muidugi see on raske, laveerides nagu funktsionaalse ja sellise maajuhtimise vahel. Aga näide nüüd selle koha pealt on see, et näiteks Delfi ajaloos on olemas juhtum, kus seoses omanike vahetusega Läti ja Leedu juhid otsustasid, et neil on aeg iseseisvaks saada. Ja läksid minust mööda ja läksid nii-öelda siis nagu Eesti kuningad kunagi siis võõrvaluta juurde ja iseseisvust küsima, aga nad ei saanud seda. Nad poole tee peal vist ise lõid kahtlema ja siis püüdsid nagu kõvasti seda siis nagu peita seda nii-öelda impulssi või seda proovimist. Selle, ma arvan, klassikalises firmas raamatute järgi tähendab see usalduse kaotust, kuna minule sellest midagi rääkinud ja see oleks pidanud tähendama inimeste vahetamist, on ju nii? Ma ei teinud seda. Ma andestasin neile. Me rääkisime sellest, esiteks mul läks kaua aega enne, kui nad tunnistama panna, et nad seda üldse teinud on, sest algus püüti ka seda varjata ja ma seda ei teinud, et ma andsin neile uue võimaluse. Täpselt nii ma seda ütlesingi. Et kui te tunnistate, et te tegite vea, siis me võime edasi töötada. Kui me vaidleme, siis vaidleme veel natuke aega, aga ma arvan, et ühel päeval ikkagi tunnistate. Ja praegu on kõik väga rahul. Ja ma arvan, et see, kuigi sel hetkel ma võib-olla ka loomulikult mingi väike uss minu sees ütles, et selliseid asju äris ei andestata. Et see ei ole lihtsalt võimalik, eks.
et usaldus saab kaotada ainult ühe korra, siis no sellega ma näitasin, et tegelikult on selline pehme stiil ka võimalik, et ja see ei tähenda, et mul ei ole Läti-Leedu üle kontrolli. No, absoluutselt kindlasti on. Kas selles uues meedias on niimoodi, et pannakse äri ettepoole kui inimene? Ehk kui sa otsuseid teed, siis ma oletan sind kuulates, et tegelikult sa jätsid need 2 inimest sellepärast, et see oli ärile kasulik. Ei, mitte ainult. Ärile ma arvan, et absoluutselt vastupidi. Inimene on olulisem. See, et ma teise võimaluse andsin, ei olnud absoluutselt see, et see ebamugavus, et leida seal keegi teine. Mul on need teised olemused kogu aeg. Selles mõttes, ma olen selles mõttes paranoiline, et ma ikkagi mõtlen nagu käigu ette. Näiteks, kui mul homme läheb ära Läti juht või jääb haigeks või sõidab ennast mootorrattaga sodiks, eks ju, mis ääre pealt juhtuski 2 kuud tagasi. Aga läks õnnelikult, nii et ta käib jälle tööl, kuigi mingi raamiga, aga käib ja töötab. Et ma tean nime, vähe sellest see inimene teab ka, et see võimalus on olemas veel päev.